Tere minu poolt. Minu nimi on Mati Roasto ja ma olen Maaülikoolis veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli professor. Ja tänaseks veebiseminari teemaks on üks minu lemmikteemadest, mis puudutab ühte väga olulist patogeeni, ütleme siis toidupatogeeni, termofiilseid kampylobaktereid. Selle kohta on teatud kirjandust kindlasti ka varasemalt välja antud eesti keeles. Näiteks oleme koostanud juba aastal 2015 Campylobacter listeria monocytogenese Shiga-toksiine tootva Escherichia kooliga seonduvate toiduohutuse riskide hindamisest Eestis. See on niisugune päris mahukas eestikeelne kirjandusallikas ja Campylobacterite osa on seal päris suur. Nii et see peaks olema ka internetist üles leitav. Siis kindlasti kirjutame natukene termofiilsetest Campylobacteritest ja seonduvatest toiduohtudest ja ka selle patogeeni ohjamise võimalustest toidupatogeenide teabematerjalist, mis on siis toiduteave.ee keskkonnas kenasti üles leitav. Ja oleme välja andnud ka sellise teabematerjali, mis käsitleb biokirmeid ja ka sellest on võimalik siis üles leida kindlasti ka Campylobacterite sõnad, nii et kindlasti Campylobacterid on ka võimelised biokirmeid moodustama näiteks kas siis lihatööstuse tapamaja tasandil või üldse toidukäitumise tasandil, et kui nad ikkagi toidumaatriksi kaudu, eelkõige nad satuvad ikkagi tootmiskeskkonda toore toidumaatriksi kaudu, et kui neid sanitatsiooni kontekstis ei ole võimalik nagu hävitada või neid nišše üles ei leita, et siis nad kindlasti aja jooksul moodustavad biokirmeid. Ja on meil välja antud ka selline üheleheküljeline infomaterjal, kus kõige olulisem informatsioon on välja toodud haiguse ja nakatumise kohta, patogeeni kasvu ja paljunemise kohta, patogeeni inaktiveerimise kohta, seonduva seadusandluse kohta ning ka kõige lõpuks siis, et mida on võimalik ette võtta, et riske vähendada. Me räägime siis toiduohutusega seonduvate riskide vähendamisest. Kui vaadata üldist informatsiooni näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kodulehel või dokumentidest, et siis me näeme, et kindlasti Campylobacterid on väga olulised toidupatogeenid. Näiteks on välja toodud seda, et ta on üks põhiline toidutekkeliste haigusjuhtude tekitaja Euroopa Liidus ja me teame seda ka näiteks Euroopa Toiduohutusameti andmetest, mida me kohe natuke hiljem näeme täpsemalt, aga hinnanguliselt on kusagil 5 miljonit haigusjuhtu Euroopa Liidus, et ühed andmed on need, mis on täiesti ametlikud registreeritud haigusjuhtumid või haigusjuhud ja teised on siis need, mis on hinnangulised, et hinnangulised on alati palju suuremad. Ja kui vaadata ka surmaga lõppevatest haigustest, et siis ka siis me näeme, et tegelikult et Campylobacterioos kui selline on olulisel kohal ja siis haigustekitajana siin need erinevad Campylobacterite liigid, kuigi nendest omakorda domineerib eelkõige Campylobacter jejuni kindlasti. Et siis on üks väga huvitav informatsioon ka varasemalt välja antud toidupatogeenidest tingitud rahvatervise probleemide hind, et kui palju midagi maksab, see on alati huvitav küsimus. Ja siis haiguste hinna arutamine põhines siin tervena elatud aastate hinnangul. Et see on niisugune paras statistika selle taga. Ja näiteks leiti, et USA-s kõikide toidupõhiste haiguste hinnaks on aastas kusagil 77,7 miljardit USA dollarit, kusjuures ligikaudu 90% haiguste koguhinnas seondus 5 toidupatogeeniga. Me võime siis ka neid pidada väga olulisteks toidupatogeenideks, sest Exceli hinna sisse on arvutatud kõik erinevad nii-öelda kulud, ka kaotatud tervena elatud eluaastad ja nii edasi. Et siis Campylobacteril me leiame siin kenasti üles, et ta kuulub ka selle 5 olulise toidupatogeeni hulka. Ja nüüd, nagu ma eelnevalt ütlesin, et siis ka natukene EFSA statistikat või ametlikke andmeid, et siis eelnevalt enne Covidit 2019 on selles suhtes nagu oluline informatsioon, et pärast või Covidi ajal ja ka hetkel tegelikult need numbrid on natukene teistsugused. Selle üle võib palju diskuteerida, et miks see nii on, aga me muidugi teame ka teatud põhjuseid.
et enne Covidi aega siis me näeme seda, et kusagil 220 000 ametlikult registreeritud haigusjuhtumit, kampylobakterioose haigusjuhtumit aastas Euroopa Liidu liikmesriikides. Seal on muidugi ka mõned sellised seonduvad riigid veel juures. Aga üldjoontes ikkagi meelde jätta, et kusagil 220 000 haigusjuhtumit ja näiteks salmonelloosi juhtumeid on ligikaudu 90 000 ja siis me näeme sellist hüppelist muutust aasta 2020 ja Covidi periood, et siis selle eelneva 220 000 asemel on see number palju-palju väiksem ehk on 121 000. Nii et siin tõesti toimus nagu väga oluline kampylobakterioosi arvukuse langus. Ja veel täiendavat infot siis, et esiteks me näeme neid numbreid, kui palju neid haigusjuhtumeid oli, kui palju oli hospitaliseerimisi, mis on ka oluline näitaja. Ja siis, et me näeme, et aastal 2020 oli kampylobakterioosist tingitud ka 45 surmajuhtut ja siis ühtekokku oli 317 kampylobakterioosist tingitud toidutekkelist haiguspuhangut ja kui palju neid haigusjuhtumeid oli seotud siis nende haiguspuhangutega ja me teame näiteks seda, et kui siin on toodud välja teatamismäär Euroopa Liidus keskmisena, me näeme, et see on aastal 2020 40,4, et siis Eestis tegelikult aastal 2020 kampylobakterioosi haigestumise teatamismäär 100 000 inimese kohta oli 20,0, nii et tunduvalt madalam. Ja siis on ka teada info, et aastal 2020 oli ametlikult registreeritud Eestis siis 7 kampylobakterioosi haiguspuhangut, et on väga palju aastaid varasemalt olnud, kus just nagu ühtegi sellist ametlikult registreeritud haiguspuhangu juhtumit me ei näe, kuid nüüd teatud põhjustest tingituna, eks seda saab omakorda veel arutada, miks see nii võib olla, et me oleme hakanud ka tegelikult olema suutelised Eestis registreerima kampylobakterioosi toidutekkelisi haiguspuhanguid. See on muidugi väga hea tendents. Ja kui vaadata, ma ütleksin siiski, et kampylobakterite esinemine ja kõige kõrgemad levimused on kindlasti toorestes toitudes, eriti lihatoitudes. Ja kui me vaatame lihast, toorest liha, lihatooted ja eriti siis kanabroileri puhul me näeme selliseid kõrgeid levimusnäitajaid, mis on lausa 30,5%, mis on väga-väga kõrge näitaja Euroopa Liidus, keskmine näitaja. Ja siis kalkuniliha puhul on see natukene madalam, aga siiski ka väga kõrged 21,5%. Et me võime öelda, et linnuliha on kindlasti üks kõige enam saastunud toidutooraine, ütleme siis nii, toidutooraine, kui me räägime termofiilsetest kampylobakteritest. Ja teised, siin on välja toodud ka näiteks muu liha kui linnuliha, et siis me näeme, et juba levimusnäitajad on tunduvalt madalamad. Värskest lihast rääkides näiteks ka veiselihas on see ainult 0,4%, aga kui me vaatame broilerite liha, siis on koguni 30,1% ja näiteks sealihas me teame, et võib olla Campylobacter coli, muuseas selle liigilise konteksti puhul on see oluline meelde jätta, et Campylobacteri juunid seondatakse ikkagi eelkõige linnulihaga, kuid kui me hakkame uurima sealiha, siis võib välja tulla hoopiski see, et sealt me tuvastame enam Campylobacter colit, nii et see võib olla seotud siis selle mitte nüüd toidumaatriksiga, aga eelkõige loomamaatriksiga, sest nad ikkagi kanduvad ju loomade kaudu lõppkokkuvõttes läbi selle fekaalse saaste nad jõuavad lihale. Kui vaadata viitearvukamad esinenud zoonoose, jällegi see on huvitavad andmed minu jaoks ja ma usun ka teie jaoks, et 2018 kuni 2020, et siis just nimelt, et vaadata seda, mis toimus enne Covidit ja mis toimub Covidi ajal, me näeme niisuguseid meeletud suuri langusi. Näiteks kampylobakterioosi kontekstis on see 45,2% ehk eelnevad arvukus 220 000, aga siis Covidi ajal 121 000. Ja tegelikult ka haiguspuhangute kontekstis ka need üldarvud olid ju tegelikult madalamad. Me näeme, et kampylobakteritest tingitud toidutekkeliste haiguspuhangute osakaal oli nagu võrreldes teiste haigustekitajatega nagu olulisem, sest ta tõusis,
võrreldes 2019. aastaga. Nii et siin on omakorda siis küsimus, et huvitav, et miks küll, et mõned teised patogeenid nagu kaotasid oma rolli, aga üks võimalik põhjus on nagu see, et toimus selline intensiivne kätepesu, isiklik hügieen oli väga suure tähelepanu all. Ja nüüd on see küsimus, et millised on need patogeenid, mis nagu väga tugevalt on mõjutatud isiklikust hügieenist, et kindlasti nende arvukus ja ka nende poolt tekitatud toidutekkeliste haiguspuhangute arvukus langes, aga need, mis nagu isikliku hügieeniga väga tugevalt seotud ei ole, et siis ka nende positsioon selle võrra nagu tõusis siin nendes toidutekkeliste haiguspuhangute joonisel. Ja on teatud maad, kus vähemalt tundub, et need kas siis paremini registreeritakse neid toidutekkelisi haiguspuhanguid, kuid kindlasti need arvud ütlevad ka seda, et nendes maades on suuremad probleemid kampylobakterioosiga ja kaasa arvatud loomulikult nende haiguspuhangutega. Et siis näiteks me näeme, et Prantsusmaal ja Saksamaal on need puhangute arvud väga kõrged ja huvitaval kombel ka Slovakkias äärmiselt kõrge, et selle suhteliselt väikese riigi kohta. Et Eestis, nagu ma ütlesin juba, et oli see toidutekkeliste haiguspuhangute arv 7. Ja siin on võimalik veel sellist täiendavat informatsiooni saada, kui EFSA andmeid vaadata, et siis, et millistes riikides, millised haigustekitajad üldse on olulised toidutekkeliste haiguspuhangute tekkes, et siis teatud maades jääb nagu selline imelik info nagu silma, et kuidas on võimalik, et kui Euroopa Liidus keskmisena me leiame väga palju erinevaid haigustekitajaid, mis on seotud toidutekkeliste haiguspuhangute tekkega, et siis millegipärast teatud riikides on need ainult mõned üksikud, ega Eesti siin selles kontekstis ka jääb pigem nagu silma sellega, et kas tõesti saab olla nagu nii, et ainult 2 haigustekitajat on seotud nagu haiguspuhangutega. Ja Eestis vähemalt me näeme seda, et see kampylobakterioos kui selline haigus on nagu pildile tulnud. Aga Euroopa Liidu keskmine pilt on muidugi parem, sest on kindlasti neid väga palju haiguspuhanguid, need hall tsoon, mis jääb nagu teadmata, et me ei tea, mis tegelikult põhjused on. Ja siis me näeme seda, et sinine osa on seotud salmonellaga. Me teame, et salmonella on põhiline toidutekkeliste haiguspuhangute põhjustes, on seotud väga erinevate toidumaatriksitega. Ja siis me näeme seda rohelist tsooni, mis on seotud siis tänase teemaga, ehk siis kindlasti ka termofiilsed kampylobakterid ja nendega seonduvad toidud on võimelised põhjustama päris ulatuslikke toidutekkelisi haiguspuhanguid. Ja veel üks oluline näide nagu sellest, et kui oluline võib olla mingi haigustekitaja, on kindlasti seotud mitte ainult me ei vaata seda arvu, vaid me vaatame ka, kui palju nendest arvudest, eks ole, kui palju inimesi haigestus, kui palju nendest haigesse sattus, ehk siis on tegemist selliste tõsisemate infektsioonidega ja kui palju see proportsioon on. Ja siis me vaatame ka seda surmaga lõppevate haigusjuhtumite määra, mis muidugi õnneks kampylobakterioosi korral on suhteliselt madal, eriti kui me võrdleme näiteks listeriosiga, et 17,6 versus 0,03 ja see oli siis aastal 2019, pre-COVID periood ja COVIDi periood. Et siis me näeme seda, et need arvud on madalamad, kuid huvitaval kombel mitte nii väga kampylobakterioosi puhul, sellepärast et näiteks et surmaga lõppenud haigusjuhtude arv ja ka vastav määr on siis tegelikult praktiliselt sama kampylobakterioosi puhul eelnevalt 47, kuid siin 45, kuid me näeme näiteks seda, et listerioosi puhul on see tunduv langus, et 300 versus 167, jällegi see on siis 219 versus 2020 ja salmonelloosi puhul 140 versus 57. Et siin on see väga huvitav info ja materjal selle kohta ja ka selline filosofeerimise koht ja ka info nii-öelda otsimise koht, et miks on see niimoodi, et teatud haiguste puhul me näeme väga olulisi langusi COVIDi perioodil ja teatud haiguste puhul seda ei ole. Nii et mina väidan seda, et kindlasti üks põhjus on see, mida ma varasemalt juba mainisin, et kampylobakterioos ei ole nii kohutavalt seotud isikliku hügieeniga, et on seotud ikkagi teatud toidumaatriksi söömisega ja tihti me teame seda, et kampylobakterioosi haiguse põhjuseks on see, et süüakse alaküpsetatud linnuliha. Ja siis kindlasti ka üks oluline põhjus on näiteks haiguse tekkes ka
ka grillimine, et kui grillitakse valesti, ei grillita piisava põhjalikkusega, grillitakse liiga kiiresti, liiga kuumal temperatuuril, siis tihti võib juhtuda see, et liha sisemus ei saavuta piisavat temperatuuri ja tagajärjeks võib olla ka kampylobakterioos, eriti sellisel juhul, kui grillitakse linnuliha. Ja Eestis siis olukord, me näeme nagu seda, et kui me võrdleme neid erinevaid aastaid, jällegi siin see info käsitleb seda pre-COVID perioodi ja COVID perioodi, me näeme ka olulist langust, kuid mitte nii suurt langust, kui me nägime Euroopa Liidus keskmisena, et siin oli 23,9% Eestis langus ja nüüd, kui me võrdleme seda COVIDi perioodi 20 ja 21, et kas sinna vahe me näeme huvitaval kombel jätkuvat langust kampylobakterioosi haigestumise kontekstis, et see on ikkagi päris muljetavaldav langus kokkuvõttes. Ja see, et ta jätkuvalt langeb, seda mina ei oska praegu kuidagi nagu põhjendada, et see vajab nagu tõenäoliselt ümarlauda ja arutamist, et üksinda ei suuda nagu seda välja mõelda, seda enam, et kui ei ole nagu reaalseid nagu näiteks kas või analüüse taga ja nii edasi, et ei oska nagu öelda, aga muidugi on tore nentida seda, et igasuguste zoonootiliste haiguste langus on meile tore uudis ja kindlasti ka toidukäitlejatele. Ja siin on veel selline kokkuvõttev tabel, et 2019 kuni 2021 näeme nagu seda, et salmonelloosi kontekstis hakkab jällegi nüüd toimuma arvukuse tõus, mida võis eeldada. Inimesed kindlasti nüüd käivad ka rohkem väljas söömas, tellivad toitu koju rohkem ja nii edasi, et siin on kindlasti ka see toitlustamise moment juures. Ja kampylobakterite puhul, nagu ma eelnevalt ütlesin, et huvitaval kombel siiski me näeme sellist päris jõulise languse trendi jätkumist. Ja näiteks Yersinia puhul on need arvud praktiliselt samad, jällegi selline huvitav info. Ja joonise peal siis, kui me vaatame selliseid üldisi trende salmonelloosi kontekstis, kui me võtame ette näiteks tõesti 10-aastase perioodi, isegi pikema perioodi, siis me näeme, et tasakesti me liigume selles suunas, et salmonelloosi kontekstis on selline tegemist sellise selge langustrendiga. Salmonelladele ja salmonelloosile on Euroopa Liidus ju tohutult tähelepanu pööratud, mis on kindlasti üks oluline põhjus. Aga samas, kui me vaatame ka kampylobakterioosi konteksti pikemal ajateele, siis me võime nagu öelda, et see trend on selline stabiilsemaks muutumas, et eelnevalt me nägime sellist jõulist tõusu, siis siiski, et viimasel ajal vähemalt Eesti kontekstis ka Euroopa Liidu kontekstis samamoodi me näeme sellist stabiliseerumist ehk siis tegelikult on loota, et võib-olla ka see ütleme siis haigusjuhtumite arvukus ühel hetkel ikkagi väga selgelt Euroopas tervikuna suundub allapoole. Nii, kindlasti te teate määrust, mis on toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumi määrus 2073-2005 ja kui me räägime termofiilsetest kampylobakteritest, siis meid huvitab kõige enam siin mitte nüüd toiduohutuskriteeriumid, sest kahjuks kampylobakterite kontekstis ei ole olemas toiduohutuse kriteeriume, kuid on olemas protsessihügieeni kriteeriumid. Nii et minu isiklik arvamus on see, et jõutakse kunagi ka toiduohutuskriteeriumide juurde, kuid hetkel me peame vaatama siis neid protsessihügieeni kriteeriume. Ja kui me neid vaatame sellest määrusest teise peatüki alt, mis käsitlebki protsessihügieeni kriteeriume liha ja lihatoodetele, siis me leiame üles täiesti sellise sõna nagu Campylobacter spp, mille alla saabki nagu eesti keeles nad olekski kampylobakterid, termofiilsed kampylobakterid eelkõige. Et millised on siis kriteeriumid, millised on piirmäärad. Et me näeme, et see on 1000 pesa moodustavat ühikut grammi kohta. Nüüd me peame vaatama, mida see gramm tähendab. Et siin on nagu öeldud, et kriteeriumi kohaldamise tappa rümbad pärast jahutamist. Me teame seda, et kampylobakterite uurimiseks võetakse eelkõige kaelanahkasid tapamajas, lindude tapamajas. Ja siis, et kui need kriteeriumid saavad ületatud, et mida siis tuleks nagu ette võtta, see on väga oluline info, et see nagu ütleb meile seda, et korrigeerivad tegevused alati ütlevad meile seda, et kus see algpõhjus tegelikult siis nagu tuleneb. Ja samuti me saame vaadata C-väärtust, mis nagu ütleb seda meile, et aja jooksul muututakse nendes kriteeriumites nagu rangemaks.
et C-väärtused siin või numbrid järjest muutuvad väiksemaks, mis tähendab seda kindlasti, et soovitakse nagu näha, et neid ületamisi tuleb ette järjest vähem. Ja loomulikult, kui selle probleemiga tegeletakse mitte ainult tapamaja tasandil, vaid eelkõige ikkagi ma ütleksin farmide tasandil, et siis lõppkokkuvõttes see tähendabki nagu seda, et need arvud peavad madalamaks minema, kuigi tapamaja tasandi sissetoomine on väga oluline seetõttu, et me räägime siin ju arvudest, eks ole. Ja selle arvu taga on tegelikult väga otseselt fekaalne saaste. Ega kampylobakterid eriti mujalt ei tule, ta tuleb ikka fekaalse saaste tagajärjel. Muidugi on võimalik näiteks, et ma ei tea, kui palju võetakse termofiilsete kampylobakterite suhtes nagu näiteks tapamajadest proove, et kas need pinnad võivad olla saastunud ja millised pinnad võivad olla saastunud. Erinevaid uurimustöid on ju avaldatud maailmas ja suhteliselt palju väga nükseid häid uurimustöid, kus on nagu uuritud, et just nimelt ka on võimalik neid tüvesid genotüpiseerida, kui me teame seda, et millised tüved eksisteerivad farmide tasandil, et siis kui me nüüd leiame positiivsed proovid näiteks tapamaja tasandilt või lihalõikuse tasandil, et siis on võimalik neid omavahel võrrelda ja vaadata, et kas on äkki tegemist hoopiski mingisuguse püsitüvega, ehk see tähendab nagu seda, et need kõige värskemad andmed ei kattu, ehk siis võimalik, et see teine tüvi toodi sisse juba palju varem ja ta on suutnud selles tapamaja või lihalõikuse keskkonnas ellu jääda, leidma endale nišše ja nii edasi. Et see on kõik niisugune selline oluline info. Jah, et farmi tasand vaieldamatult on oluline, nagu ma mainisin, ja siis ka kindlasti tapamaja tasand, et see hügieen omab siin tohutult tähtsust, sellepärast et kampylobakterioosi kui haiguse kontekstis ka, nagu iga teise toidutekkelise tekitaja haiguse kontekstis on oluline ikkagi see nakkusdoos ka, mida väiksemaks me saaste saame, mida väiksemal arvul on meil kampylobaktereid rümbal või siis linnulihal tervikuna või muul lihal tervikuna ja muus toidus tervikuna, seda väiksem on ka tõenäosus inimeste haigestumiseks. Ja korrigeerivate tegevuste tasandil siis on siin välja toodud tapahügieeni parandamine, väga õige, nagu ma ütlesin, et see on väga tugevalt seotud fekaalse saastega ja protsessi kontrollimise, loomade päritolu ja päritolu põllumajandusettevõtete bioohutusmeetmete läbivaatamine ehk siis farmi tasand, et miks on osad farmid positiivsed, miks on teised negatiivsed, milliseid bioohutusmeetmeid üldse rakendatakse, kas need on tõhusad või mitte. Sellest sõltub nagu see, et kas termofiilsed kampylobakterid välisallikatest jõuavad farmi sisse või mitte ja see ei puuduta ainult linnuliha tootmist, et mõnedes riikides on kindlasti ka suuremad probleemid, näiteks mitte suuremad kui linnulihaga, aga ikkagi Eestiga võrreldes vähemalt suuremad probleemid näiteks sealiha tootmise tasandil ja nii edasi. Bioohutusmeetmed on täna ikkagi väga olulised ja nendest tuleb kinni pidada. Esiteks nad peavad olema pädevad ja siis nendest tuleb kinni pidada ja see kindlasti takistab bioloogiliste ohutegurite jõudmist väliskeskkonnast farmi sisekeskkonda ja selge on see, et kui termofiilsed kampylobakterid juba väliskeskkonnast jõuavad näiteks linnukarja, nendes lautades, broileri lautades on ju väga palju linde ja see saaste levik võib olla suhteliselt kiire. Et on selge, et see on üks põhiprobleemidest, kuidas vältida termofiilsete kampylobakterite jõudmist farmi tasandile. Ja siis on veel selles määruses on ju 3. peatükk, et see on omakorda siis kodulinnurümpade ja värsked kodulinnul proovide võtmine. Selle kohta on võimalik sellist põhjalikult info saada sellest määrusest. Ja nagu veenevalt mainisin, et tapamajad võtavad nii salmonellade ja kampylobakterite analüüsi kontekstis siis proove tervete kaelanahkadega kodulinnurümpadelt. Et see kaelanahk on nagu see, mida nagu uuritakse, on leitud, et see võiks olla nagu selline tõenäoliselt kõige kontamineeritum nii-öelda proov, mistõttu on ta siis nagu valimisse nagu langenud. Ja kui palju tuleb võtta ja kui paljudelt rümpadelt ja milliste põhimõtete alusel on samuti selles määruses kenasti kõik välja toodud, nii et ma ei hakka seda siin ette lugema.
ja millistes tingimustes tuleb proove toimetada laboratooriumisse ja mida laboratoorium teeb, kas ta teeb koondproovid või mitte, siis tuleb välja, et jah, ta teeb koondproovid ja analüüsib neid, aga millistel tingimustel on siin ka välja toodud. Nii et on võimalik siis uurida kaelanahkasid ja siin on üks pilt sellest, kuidas neid proove tapamajas võetakse. Ja siis on võimalik uurida ka ju terveid rümpasid erinevate patogeenide suhtes. Siin ei pea uurima seda ju ainult kamplo või salmonella suhtes, aga eelkõige linnuliha puhul nad muidugi kõige olulisemad on. Ja on olemas standard rümpadel proovide võtmise kohta. Te näete seda standardi numbrit ja seda on võimalik siis osta Eesti standardamise ja akrediteerimiskeskuse kaudu. Ka hinnad on siin kenasti näha. Nii et kindlasti tasub see standard ka ette võtta. Mul on see põhitekst, kuna see on siiamaani kehtiv standard, kuigi ta on aastast 2015 oma uuendused saanud, et siis ma ei hakka seda ette lugema, aga teil on võimalik seda infot näha nii standardis kui ka nendest, kui ka sellest videomaterjalist edaspidi. Ja veel kord täiendavad infot selle kohta, et mida peaks nagu siis selle standardi järgi kaelanahkade puhul silmas pidama. Nüüd Eesti kohta andmed, et siin on toodud välja kampylobakterite levimus broilerite tapamaja tasandil Eestis perioodil 2017 kuni 2021. Ma olen need andmed koondan, siis Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt on võimalik seda infot tegelikult leida. Aga ma olen lihtsalt tekitanud sellise koondtabeli, te näete, et kus ma olen need andmed saanud. Et veel kord Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel on olemas selline info nagu kampylobakteri seire 2005 kuni 2021. Ja siis mina olen siit omakorda võtnud 2017 kuni 2021 andmed. Ja siis täiendavalt lisaks nende levimusnäitajate me näeme ka seda, et millised kampylobakteri liigid on tuvastatud. Et proovide arvud just kõige suuremad ei ole, kuid siin on teatud reeglid, mida järgitakse. Näiteks öeldakse, et kampylobakteri seireprogrammi läbiviimise eesmärgiks on koguda teavet termotolerantse kampylobakteri leviku kohta broilerite tapapartiide seas linnud tapamajades. See on oluline info, et miks seda üldse tehakse, seda seiret. Ja alates aastast 2018 lisaks tuvastamise meetodile, tuvastamise meetod on siis see, mis ütleb, et kas on või ei ole, kasutatakse mingit rikastussöödet ja kui kas või üks eluvõimeline kampylobakter on proovis olemas, siis reeglina tuleb ka see nagu analüüsi tulemus, nagu siis öeldakse positiivne, et see patogeen on leitud. Aga arvuline määramine on vaieldamatult nüüd oluline, kuna me nägime, et Euroopa Liidu tasandil kehtib ka tootmisprotsessi hügieeni kontekstis arvuline kriteerium. Nii et siis teatud aastates väga paljudes riikides hakati siis määrama ka kampylobakterite arvukust. Ja on välja toodud, et proovide võtmine peabki põhinema juhuvalikul, seda nii tapamajade igakuiste proovivõtupäevade kui ka selle suhtes, missugustelt partiid valitud päeval proovid võetakse. Ja ka linnud valitakse partii hulgast eelistatavalt siis juhuslikult, nii et juhuvalim ja see on kõik proovide võtmisel väga-väga tähtis. Ja siis tulemused on, ma ütleksin, et suhteliselt head, et kuigi siin on nagu see tõenäosus, et kui suhteliselt väikese proovivõtu arvukuse juures leitakse ükski positiivne proov, et siis need protsendid tulevad kohe suhteliselt kõrged. Minu jaoks on nagu pigem see arv, et okei, et 18 proovist üks on leitud, ei ole nagu rohkem leitud. Et see näitab, et see on 8,3%, kui kas või üks leitakse 12 proovist olema positiivne, siis levimusnäitaja on 8,3, aga õigem oleks siis arvestada ka seda usaldusvahemikku ehk statistilist võimalust, et mis see levimusnäitaja on. Et siin on välja toodud, et see siis tegelikult on ükstapuha milline arv selles vahemikus 1,3 kuni 14,8%. Ja on ka umbsoole proove nagu uuritud teatud aastatel ja kokkuvõttes siis me näeme ka seda, et see levimusnäitaja on usaldusvahemikku arvesse võttes 4,8 kuni 13,7%. Analüüsides neid numbreid, siis ma tegelikult eeldaks nagu seda, et need võiksid olla tõenäoliselt veelgi madalamad, kui proovivõtu arvud oleks nagu suuremad.
ja võrreldes ka nagu paljude teiste riikidega neid andmeid, et siis Eesti näitajad kindlasti on pigem madalamad kui kõrgemad võrreldes teiste riikidega, et on mõned maad, kus näitajad on kindlasti paremad, aga on kindlasti palju riike, kus tegelikult kampylobakterite levimus on palju suurem kui Eestis. Ja siis tuletan lihtsalt meelde, et mikroorganisme on võimalik väga erinevalt grupeerida. Meie huvi antud kontekstis on siin loomulikult inimese tervisele ohtlikud mikroorganismid ehk patogeenid ja kindlasti termofiilsed kampylobakterid tuleb lugeda patogeenseteks mikroorganismideks, et mõni võib-olla mõtleb, et kui ta on tootmishügieeni kontekstis nagu määratav mikroorganism, et äkki ta viitab hoopiski mingi hügieeniprobleemini, osaliselt ta ju seda ka teeb, aga noh, et ta on ikkagi ka selle tootmishügieeni kriteeriumi kontekstis ikkagi enda toiduohutuse probleem, et seda tuleb kindlasti mõista. Olulisemad lihaga ülekanduvad toidupatogeenid, te näete, et ma olen esikohale välja toonud siin kindlasti kampylobakterit, et ta on erinevates lihaliikides olemas ja kuna ka linnuliha on eelkõige see, mis on enam saastunud ja linnuliha tarbitakse järjest enam, et siis kampylobakterite tähtsus on tegelikult ajas tõusnud, kui me räägime olulistest lihaga ülekanduvatest toidupatogeenidest. Et kindlasti ma oleks varasemad esikohale toonud salmonella, kuid täna ma julgen paigutada esikohale kampylobakterid. Ja see sõltub, kas tegemist on värske punase lihaga või värske linnulihaga. Et linnuliha kontekstis kindlasti kampylobakterite roll on märkimisväärselt suurem, kui on nii-öelda värske punase liha kontekstis, et kuigi kindlasti mõned teist ütlevad, aga linnuliha võib olla ka punane liha, sõltuvalt, et millist liha seal millist regiooni nagu vaadata. Et üldjoontes linnuliha peetakse ikkagi valgeks lihaks pigem. Et siin lihtsalt tahtsin öelda nagu seda, et ka erinevad loomaliikide liha võib olla erinevalt saastunud termofiilsete kampylobakteritega. Linnuliha on kindlasti enam saastunud kui teised lihaliigid. Ulukiliha kontekstis on ka uurimus tehtud ja tegelikult kindlasti kampylobakterid on olulised. Et siis kindlasti neid on võimalik tuvastada. Ja siin näiteks on üks uurimus, mis on küll juba aastal 2013 tehtud, kuid siiski on olnud minu arvates hea uurimus, et koguni leiti, et 66% rümbapinnaproovidest olid kampylobakterite suhtes positiivsed ja minu jaoks oli see väga üllatuslik kõrge levimus. Ei osanud tollal nagu seda küll ette näha, et võiks nagu metssigadelt, nii rümpadelt tulla nii kõrge kampylobakterite levimusnäitaja. Ja kindlasti seostub siis jällegi selle fekaalse saaste kontekstiga, et ega ta mujalt sinna rümba välispinnale ei jõua, kui ikkagi siis, kui seda lihakeha nii-öelda ette valmistatakse kusagil tapamajas või kusagil tapapunktis või kusagil ulukiliha kogumiskeskuses ja nii edasi, et seal peab olema seotud see probleem ikkagi hügieeniga. Ja 66% on vaieldamatult minu arvates väga kõrge levimusnäitaja. Ja selles uurimuses üleüldse kokkuvõte oli väga tähtis minu arvates, et öeldi, et ulukiliha käitamisettevõtetes, ma võiksin öelda siin natuke parandada seda, et see ei pea olema ainult ulukiliha käitamisettevõtetes, vaid ka muu liha käitamisettevõtetes tuleb efektiivsemalt rakendada rümpade fekaalset saastumist ennetavaid meetmeid ning tavapäraste hügieeninõuete ja praktikate täitmist. Et veel kord, et väga paljud patogeenid satuvad rümba välispinnale. Ega ta ei saa olla seal naha all enne nahatustamist, et ta peab sattuma sinna ikkagi selle algtöötamisprotsessi käigus. Ja see tähendab seda, et fekaalne materjal jõuab rümba välispinnale ja siis on võimalikud nii patogeensed Escherichia coli bakterid kui ka salmonellad kui ka kampylobakterid ja muud olulised liha kaudu levivad toidupatogeenid sõltuvad siis sellest, et milliseid neist on võimalik tuvastada fekaalsest materjalist. Selle kohta toidupatogeenina kampylobakterite kohta on mul sellised lühikesed juhendmaterjalid loodud, kuid ma pigem nüüd läheksin selle slaidi juurde, kus öeldakse, et ühtekokku on kampylobakteritel üldse 17 liiki ja 6 alamliiki. Väga palju seda infot meie arvestama ei pea.
sellepärast et me teame seda, et kõige olulisemad nendeks on ikkagi see, mida ma juba eelnevalt mainisin, et linnuliha kontekstis eelkõige Campylobacter jejuni, ka inimeste haigestumise kontekstis kindlasti Campylobacter jejuni on kõige olulisem. Ja siis juba tuleb Campylobacter cori, Campylobacter lari ja mõned teised Campylobacterite liigid. Üldiselt on leitud, et inimpatogeenideks võib pidada kusagil 12 liiki. Tegemist on mikroaerofiilsete mikroorganismidega, mis on väga oluline info, sellepärast et see automaatselt tähendab nagu seda, et ta ei kannata sellist kõrget hapnikukontsentratsiooni, et sellised kõrged hapnikukontsentratsioonid võivad olla Campylobacteritele toksilised. Kui me leiame üles mingisuguse nõrkuse patogeenidel, siis on võimalik selle patogeeni vastu ära kasutada ja kindlasti see tähendab ka näiteks modifitseeritud atmosfääris pakendamist, mis võib siis väga selgelt mõjutada Campylobacterite eluvõimet. Näiteks üks oluline märkus, mida ma tahan teha või üldse info, mida ma tahan anda, on see, et kuigi mõned teadlased väidavad, et ei pruugi kõik olla absoluutne tõde, siis ikkagi ütleme nii, et üle 90% teadlastest, kes on termofiilsete Campylobacteritega tegelenud, ütlevad seda, et Campylobacterite arvukus toidus ei kasva. Ta ei ole see patogeen, mis on võimeline toidus kasvama. Noh, jah, nagu ma ütlesin, et mõned teadlased ütlevad selle kohta, et kas te olete selle 100% ära tõendanud. Iseenesest seda tõendada saab. Näiteks, kui viia läbi nakkustestid õigete toidumaatriksitega vaadata, mis juhtub Campylobacterite arvuga aja jooksul ette antud tingimustes. Näiteks need on need nakatamiskatsed. Aga ikkagi fakt jääb faktiks, et kui ta ka kasvab, siis ta kasvab väga väikesel määral. Nii et järelikult see arvukus toidus, kui seda määratakse, et see ikkagi sõltub siis nagu saastumisest. Olgu see siis otsene saaste fekaalse saaste teel või olgu see siis saaste, mis tuleb näiteks saastunud pindadest. Et kui ta satub sinna teatud arvukusel, siis reeglina see arvukus sinna lihale ka jääb. Eriti kui seda liha säilitatakse siis Campylobacteritele või muud toitu, säilitatakse Campylobacteritele nii-öelda optimaalsetes tingimustes, suhteliselt optimaalsetes tingimustes. No päris optimaalsetes vast ei hoita niikuinii. Me näeme ju seda, et siin optimaalne kasvutemperatuur on 42–45 kraadi, aga see on kasvu kontekst. Ja kui ma ütlesin, et toidus ta ei kasva, et siis pigem on küsimus, et kuidas ta siis toidus oma eluvõimet säilitab. Et on teada näiteks see, et ta säilitab oma eluvõime sellistes jahedates ja niisketes tingimustes. Nii et mida rohkem on niiskust ja ka see jahe temperatuur sobib talle, et siis ta kindlasti sellistel temperatuuridel ja tingimustes ta ei hukku, nii et ta jääb eluvõimeliseks. Aga kui me teame seda, et ta kardab selliseid kõrgeid hapnikukontsentratsioone või ta ei talu kõrgeid hapnikukontsentratsioone, kui me tõstame selle näiteks 40–50% peale, siis peaks juba see hävitama Campylobactereid. Nii et, ja kui me nüüd kuulsime seda, et ta kindlasti tahab niiskeid tingimusi, ta ei talu kuivamist, et siis, siin on ka välja toodud, et ta ei talu kuivamist, et siis mida on võimalik tapamaja tasandil teha. Tapamaja tasandil on võimalik nii seda teha, et me õhkjahutusega tagame selle, et meil on ikkagi need rümba välispinnad nii kuivad kui võimalikud, et ega nad väga kuivad ju ka olla ei saa, aga vähemalt nad ei tohi olla liigniisked. Et kui me sellised tingimused tagame, siis tegelikult me automaatselt vähendame Campylobacterite kontsentratsiooni rümba pinnal ja see võib olla päris oluline arvukuse langus. Näiteks kui me nüüd toome jällegi võrdluseks selle protsessi hügieeni kriteeriumi, mis on 1000 pesa moodustavat ühikut 1 grammi kaelanaha kohta, et siis on ju tegelikult väga kõrge kontsentratsioon. Et seda kontsentratsiooni saada nagu madalamaks selliste meetmetega, mida ma just mainisin, on tegelikult suhteliselt kerge. Et järelikult on põhimeetmeks ongi fekaalse saaste võimalik vähendamine. Tapaliini kiirused ei tohi olla liiga suured. Siis need rümbad, mis on ikkagi fekaalse materjaliga ka juba visuaalselt nähtavalt saastunud, tuleb kindlasti eemaldada ja siis tagada, nagu ma ütlesin, võimalikult kuivad või vähemalt mitte liigniisked rümpade pinnad. Ta on tundlik veel ka hapniku suhtes, ma rääkisin ka pH ehk me räägime siis madalatest pH-des, happelisest keskkonnast, UV-kiirgusega keedusoola suhtes, rääkimata siis kõrgetest temperatuuridest.
kiiritamise suhtes ja huvitaval kombel ta on tundlik ka tegelikult külmutamise suhtes, kuid muidugi need külmutusrežiimid tuleb tagada õiged. Noh, muidu külmutamine ongi ette nähtud nii, et ei saa, ta peab olema vähemalt –18 kraadi, eks ole. Aga kui pikalt siis, et see on omaette, tuleb uurida välja, et üldiselt on teada, et teatud päevade jooksul –18 kraadi juures külmutades näiteks liha, et siis kampylobakterid hukkuvad. See on üks väheseid patogeene, mille puhul on see fakt võimalik nagu esitada. Ja ta ei kasva väljaspool peremeest. Noh, järelikult tema see põhikasvukoht ongi soolestik, eks ole. Me teame näiteks, et lindudelt, kui võtta proove, meie oleme kunagi teinud selliseid ulatuslikke uurimusi, siis meil oligi umbsool oli nagu see peamine objekt tapamaja tasandil, kus me proovid võtsime ja eelkõige siis seda umbsoole fekaalset materjali. Et see on see koht, kus kampylobakterid nagu kasvavad. Just. Ja tal on suhteliselt madal nakkusdoos, nagu ma eelnevalt ütlesin, seega selle on väga oluline see kontsentratsioon, kui ka toit on saastunud, et siis me tahaks väga näha, et need kampylobakterite kontsentratsioonid on nii madalad kui võimalikud selles toidus. Ja haigus ei ole nagu väga ohtlik, et siin on välja toodud, et surmaga lõpeb see haigus väga harva, kuid siiski on mõned olulised komplikatsioonid, võivad olla näiteks ekstraintestinaalsed infektsioonid ja siis väga harvadel juhtudel, kuid mis on väga tõsine muidugi selle haiguse kontekstis, kui need asjad juhtuvad, on Guillain-Barré ja Miller-Fisheri sündroom, mille puhul tekib perifeerse närvisüsteemi halvatus. Nii et samas me ei tohi ühtegi haigust pidada nagu selliseks, mille kohta me ütleme, et ei ole oluline, et kõik haigused on olulised, kõik tekitavad kahju nii inimesele kui ka ühiskonnale tervikuna. Saastunud toiduks, millised on, et noh, täna me ütleme, et kõrgema riskikategooria toidud, ametlikud sellist sõnastust ei kasutada, aga millised on nagu peamised toidud, mis põhjustavad kampylobakterioosi, et siis kindlasti selleks on linnuliha, eriti kanabroileri liha, siis toorpiim. Teatud riikides on olnud sellised päris suured joogiveetekkelised haiguspuhangud. Joogivesi on ju ka toit ja on olnud ka toored mereannid saastunud kampylobakteritest, kuid see viitab küll väga selgelt ka sellele, et selle veekeskkonnaga on mingi probleem, et sinna satub nagu fekaalne materjal. Ja siis, kui me nüüd laiendame seda toidukategooriat, võime öelda, et absoluutselt kõikides toitudes võime leida kampylobakterid, aga ainult sellisel juhul, kui ta on sinna jõudnud nagu ristsaastumise teel. Nii et kui hakata nagu maailma seda kirjandust vaatama, et kust on tuvastatud, millistest toidumaatriksitest on tuvastatud kampylobakterid, siis me näeme, et neid on väga palju. Aga tähtsam on vaadata, et mis on nagu need põhiallikad. Ja siis üks oluline põhjus nagu kampylobakterioosi tekkes selliste kõrge hügieenistandarditega riikides on kindlasti inimeste reisimine, et on kindlasti neid riike, kus hügieenistandardid on palju-palju madalamad, kui on seda näiteks Eestis. Ja siis me oleme harjunud sellega, et meie lihatooted on väga puhtad, ütleme jutumärkides puhtad ja vähemalt kampylobakteritest Eesti linnuliha on suhteliselt puhas, et siis vähemalt neid ei leidu või üliharva tuvastatakse. Et siis teistes riikides need näitajad kaugeltki ei ole nii head või paljudes teistes riikides, mitte kõikides muidugi. Ja siis ei tohi ära unustada, et kampylobakterioosi on võimalik saada ka läbi ebapiisava isikliku hügieeni. Ehk siis näiteks kui lemmikloomad kannavad kampylobaktereid või muud, näiteks põllumajandusloomad kannavad kampylobaktereid, et kui nendega ollakse mingil määral kokkupuutes ja nüüd unustatakse käed pesemata, rääkimata selleks, et nende mustade kätega minnakse toitu käitlema, et siis selle tagajärjeks võivad ka olla ka toidutekkelised haiguspuhangud. Tarbeteadlikkus on kahjuks madal, seda ei ole ainult Eestis, vaid ka väga paljudes teistes riikides on tarbeteadlikkus liiga madal. Linnuliha puhul, mida võidakse teha ja mis on kõige suurem hügieeniviga koduköögi tasandil, on kindlasti toore liha ja linnurümpade pesemine. Näiteks voolava kraani vee all, eks ole, kus tegelikult lõppkokkuvõttes tekitakse tohutu ristsaastumine
just nimelt toidu ettevalmistuspindade ristsaastumine ja sealt omakorda on juba kerge tee, et mõned muud toiduained, mida nendel pindadel ette valmistatakse söömiseks, näiteks toored salatimaterjalid ja nii edasi, et nad ristsaastuvad ja see, kuna kampylobakterioosi nakkusdoos on ju suhteliselt madal, et siis on võimalik ka nende ristsaastunud toitude kaudu kergesti saada kampylobakterioos. Ja siin üks hea näide oli ka teatud Eesti ajakirjades, ma olen leidnud selliseid väga huvitavaid andmeid ja mis tõesti näitab seda tarbeteadlikkuse taset, et kui nagu küsitakse seda ajakirja artiklis, et kui kaua aega hävitab bakteri, eks ole, kui näiteks see on väga hea küsimus muidugi, kas liha külmutamine, see on väga hea küsimus, et kas ta hävitab või mitte ja kui pikka aega. Aga siis juba näeme, et asi läheb käest ära, kui räägitakse eenne pesemine või leotamine näiteks kaaliumpermanganaadis või muu selline aitaks, et selge on see, et kampylobakterite puhul on lihtsad asjad, mida nagu meelde jätta ja seetõttu ma palusin ka siin selles ajakirjas järgmises numbris nagu selle info avaldada, et mida kindlasti tasub teada, seda on vaja eriliselt viisil näidata, et inimesed seda kergesti hoomaks ja söandaks üldse lugeda. Ära pese kanarümpa, seda ei tohi mitte kunagi teha. Kasuta toore liha jaoks eraldi lõikelauda, et siis ristsaastumise vältimine ja korralik küpsetamine ja miks mitte ka eestimaise toidu eelistamine, et see tagab siis meil toidu ohutuse. Minuga on varasemalt vaieldud sellel teemal, et millised näiteks kas toorpiim on võimeline kampylobakterioosi haiguspuhangut tekitama, sest kui analüüsitakse toorpiima, siis sageli kampylobaktereid ei tuvastata. Üheks peamiseks põhjuseks pean mina seda, et kampylobakterite tuvastamine toorpiimast eeldaks tegelikult filtreerimist ja filtrite kasutamist selle objektina, mida analüüsitakse. Et kui sa võtad puhtalt aluseks nagu väikese koguse piima, mida sa analüüsid, et siis sa ei pruugi küll kampylobakterit tuvastada. Nii et need uurimused, mis on teaduslikul tasemel tehtud, need kõik on esmalt läbi mõtelnud selle, kuidas üldse proove võetakse ja mida tuleks selle prooviga laboratooriumis teha enne analüüsimist. Aga väga lihtne on tegelikult leida ka internetiallikates selliseid, ütleme, usaldusväärseid teadusallikaid ja see koondada siis näiteks tabelitesse, mida ma tookord juba ammu olen teinud. Siin on välja toodud riigid, kampylobakterioosi põhjus, nagu see toidumaatriks ja siis tõestatud haigusjuhtumite arv ja siis ka viide, et kõikidelt teil on võimalik ka ise siis järgi vaadata, et need andmed on tõesed. Et mida me siis näeme, siin on see toidumaatriks, joogivesi, kana, maksapasteet, ütleme siis, et on ikkagi linnuliha maatriks, kana, broileri liha, toorpiim, kana, broileri liha, toorpiim. Siin on selgelt, et see toorhernes saab olla põhjuseks ainult seetõttu, et on olnud ristsaastumine fekaalse materjaliga kindlasti kuidagiviisi. Toorpiim, joogivesi ja kui me vaatame edasi, siis jällegi tulevad küll ingliskeelne slaid, aga väga sageli me näeme, et selleks on ka toorpiim lisaks linnulihale. Ja muidu, nagu me teame, et piim ja piimatoidud on ju täna ikkagi ühed kõige usaldusväärsemad, kõige vähem toiduohte tekitavad toidud, aga ainult sellisel juhul, kui nad on pastöriseeritud. Et isegi siis need, mida on kuumtöödeldud, aga pastöriseerimistemperatuur ei ole saavutatud, juba tegelikult kuuluvad minu arvates kõrgematesse riskikategooriatesse ja mitte ainult kampylobakterite kontekstis, vaid ka listeeria monotsütogeenese kontekstis, salmonella kontekstis ja nii edasi. Et seda tuleks ikkagi meeles pidada ja ma usun, et kõik teie, kes te olete toidukäitajad, siis seda teate. Sellised haiguspuhanguid on võimalik seda infot leida, nagu ma ütlesin, suhteliselt kergesti. Siin on üks näide sellest, kuidas Soomes, et nagu farmi töötajad või kodufarmi, ütleme siis pere nagu on nakatus ja siin on võimalik, loomulikult toorpiimas on võimalik lisaks kampylobakteritele tegelikult ka tuvastada teisi patogeene, siin on konkreetselt Yersinia. Ja siis meil on selline riskiprofiil avaldatud toorpiima, me kunagi Eestis uurisime, see on aastad on kiirelt lennanud, aga selle kohta sai avaldatud ka riskiprofiilid ja projekti aruanded. Ja sellest riskiprofiilis on meil välja toodud selline tabel, kus me nagu
See oli seotud siis veel kord, nagu ma ütlesin, toorpiima projektidega, mis meil 2 järjestikusel aastal läbi viisime ja põhirõhk oligi nendel farmidel, kes siis toorpiima otse turustasid ja et selle projekti eesmärk oli siis nagu näidata seda, et millised patogeenid, olulised toidupatogeenid võivad nagu toorpiima kaudu inimesteni jõuda Eestis ja muidugi analüüsida ka teaduskirjandust ja nii edasi. Ja kindlasti kampylobakterid on siin välja toodud rühma all keskkonnast pärinevad mikroobid. Kui keegi veel ei usu seda, siis on võimalik Vikipeediat külastada ja kui eestikeelset Vikipeediat ei usalda, siis võib inglisekeelset Vikipeediat vast rohkem usaldada. Ja siin on toodud kampylobakterioosi all eraldi välja lause, et pastöriseerimine hävitab kampylobakterid, piima pastöriseerimine hävitab kampylobakterid. Seda lauset ei ole siia niisama kirjutatud. Ja veel kord, et linnuliha on siis kampylobakteritest enim saastunud toiduaine. See sõltub riikidest ja ma olen Eesti üle õnnelik, sellepärast et meie viimased suuremad uurimused, mis me tegime ja päris paljude proovidega siis ikkagi näitas seda, et Eesti linnuliha saastatus termofiilsete kampylobakteritega on aja jooksul ikka muljetavaldavad langenud, aga te kindlasti näete ka kohe minul neid slaide. Üks huvitav asjaolu, mida tasub meelde, et on see, et broilerikarjades ka on kõige enam seda saastumist ikkagi soojadel suvekuudel. Seda on leitud, et termofiilsed kampylobakterid kõige kõrgemad nii-öelda sellised saastumisnäitajad ka inimeste haigestumise kontekstis on täpselt sama, esinevad siis soojadel aastaaegadel. Et see on kindlasti tingitud minu arvates ka sellest, et mitte ainult sellest, et tegemist on termofiilsete kampylobakteritega, vaid ka sellest, et neid vektoreid, mis võivad kanda haigust tekitada, näiteks kui me räägime linnukarja tasandist, farmi sisse, eks ole, on ju suvel ju märkimisväärselt rohkem võrreldes talvise perioodiga. Et siin te näete sedasamad selliseid arvukuse tõuse. Tegemist on siis kampylobakterioosi kui haigusega, et me näeme, et inimestel tõepoolest haigusjuhtumite arvud on palju kõrgemad soojadel suvekuudel, nii et see kattub väga hästi sellesama eelneva joonisega, kus me nägime täpselt samasugust tõusu nagu broilerikarjade saastumises. Kui keegi nüüd tahab veel täiendavat informatsiooni lugeda ja väga sellised tõsised teaduslikud uuringud on tehtud ka hiljuti taanlaste poolt, et siin on mul 2 sellist artiklit teile näiteks toodud. Et kui kellelgi on selline huvi ja suurem probleem, et siis need artiklid kindlasti annavad sellist väga olulist teaduslikku informatsiooni meile juurde. Nii et ma lubasin, et ma räägin lühidalt ka sellest, et millised meil siis Eestis on tulemused olnud. Et meil on järjepidevalt selliseid uurimusi teatud aastate või perioodide tagant nagu tehtud, alates 2000. aastast. Et siis ma lihtsalt võrdluseks tõin varasema uuringu, mille me viisime läbi 2012. aastal ja teise uuringu, mis me viisime läbi 2018-19. aastal. Et siin me näeme ka proovide arve. Et see oli tõesti selline uurimus, kus meil eraldi projekte ei olnud, et see oli meie erainitsiatiiv praktiliselt, kuna oli tegemist ühe lõputöö tudengiga, kes soovis sellel teemal tööd teha, et siis me leidsime ka nii-öelda õppevahendites praktiliselt need summad ja siis kasutasime oma aega selleks, kuna meie erihuvi on ka olnud alati kampylobakterid, et siis meie päris mitmetes uurimustöödes on üks kõige olulisem toidupatogeen olnud, et siis me tegime selle oma õppetoolis selle uurimuse ja kasutasime mikrobioloogilistest analüüsidest nii rikastusmeetodit kui loendamismeetodit, ehk siis saada nagu parimad võimalikud andmed. Ja tegemist oli siis jaekaubandusest võetud proovidega, et veel kord, et see vahetu toode, mis jõuab nagu tarbijateni, eks ole, et see võimalikult lähedal tarbijale, ega ma tarbijatelt ei lähe kodust ära võtma seda linnuliha, aga seda uurimust on võimalik teha nii, et mitte keegi midagi öelda ei saa ega mind segada ei saa. Ma saan teha täiesti vabalt nagu tavatarbijana minna ja võtta need proovid ja siis neid laboris analüüsida. Et aastal 2012 te näete väga kõrged levimusnäitajad Eestis, et Eesti jaekaubanduses tervikuna
Mida see tähendab, et meil on Eesti päritolu tooted, Läti päritolu tooted, Leedu päritolu. Me räägime kana-broileri lihast, värskest kana-broileri lihast, mitte külmutatud toodetest, vaid täiesti värskest kana-broileri lihast. Proovimaterjaliks on meil alati olnud sellised proovid, mis on nahaga kaetud, näiteks koivad, poolkoivad. Me oleme üritanud ka seda proovimaatriksit nagu ühtlustada, et ta ei oleks väga erinev. Ja siis me näeme näiteks, et tollal oli Eesti päritolu toodete levimusnäitaja, kui me arvestame usaldusvahemikku, ütleme ka siis saastumisnäitajad 14,1 kuni 28,5. Läti toodete puhul oli see tollal 38,7 kuni 78,1 ja Leedu päritolu toodete puhul 39,4 kuni 60,6. Ja kui me võtame nüüd selle meie värskema uuringu, et siis need andmed avaldati ka 20 ja 21 põhiliselt, sest me oleme ka neid isolaate eraldi nüüd juurde analüüsinud, eks ole, erinevate näitajate kontekstis. Et siis, aga mida me näeme Eesti päritolu toodete puhul on tohutu ja statistiliselt oluline nagu positiivsete proovide langus ehk levimusnäitaja on 1,8, statistiliselt 0 kuni 5,3% ja veel kord, et kui me võrdleme seda siis eelmise perioodiga, kus oli 20,3. Ja Läti puhul me näeme langust, kuid mitte statistilist olulist langust ja Leedu puhul me tegelikult näeme, Leedu päritolu toodete puhul kahjuks me isegi nägime sellist statistiliselt olulist tõusu, kui olukord võib olla ka juba nüüd muutunud, sest tänane aasta 2022, eks me peamegi hakkama juba oma uut uurimust planeerima. Ja siis tähtsad on kontsentratsioonid. Me näeme seda, et Eesti toodetes kontsentratsioonid on väga madalad, nii et kui me paneme kokku need näitajad nüüd, võtame puhtad Eesti tooted ette, et Eesti päritolu tooted, kana-broileri lihatooted, värsked kana-broileri lihatooted, levimus madal, arvukus madal, järelikult ka risk madal. Et nii lihtne see on. Ja siis, mida me veel uurisime, aga ma ei hakka seda kõike ette kandma, seda infot, et seda on võimalik ka meie teadusartiklitest lugeda. Mida me kindlasti peame väga oluliseks ja tuleb pidada väga oluliseks, on resistentsusnäitajad ravimite, eriti antibiootikumide suhtes. Et siis me näeme kahjuks seda, et teatud riikides pärit toodetes need isolaadid, mida me oleme suutnud tuvastada või siin õigemini isoleerida nendest toodetest, et nad näitavad ikkagi sellist kõrget resistentsust teatud antibiootikumide suhtes. Näiteks siin me näeme fluorokinoloonide suhtes väga kõrget resistentsus, kuid kahjuks ka näiteks tetratsükliini suhtes, streptomütsiini suhtes ja Eesti kontekstis kõik need tüved, need vähesed, mida me olime suutelised üldse isoleerima Eesti päritolu linnulihast, tegelikult tulid kõik tundlikud. Need analüüsid ei tehtud mitte meie laboris, vaid see oli koostöö Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga, nii et referentslabori analüüsid on siin taga. Ja siis oleme teostanud ka isoleeritud tüvede genotüpiseerimised või sekveneerimised õigemini. Ja siin on nüüd sellise paksu kirjana välja toodud sellised sekveneerimistüübid, mida tuvastati nii kana-broileri lihas kui Eesti inimestelt. Et see on nagu, siis me võime nagu öelda, et kui me leiame sama tüüpi sekveneerimistüübi nii-öelda linnulihast ja ka inimestelt, et siis me võime oletada, et see liha on põhjustanud inimestel nagu nakatumise, kampylobakterioosi ja siin me näeme, et vähemalt meie enda uurimuste andmete põhjal need kattumused on eelkõige Leedu päritolu kana-broileri lihast pärinevate tüvedega. Ja siis meie tulemused on avaldatud väga mainekates teadusajakirjades. Ja näiteks me oleme uurinud ka, et millised on siis need algallikad inimeste kontekstis, kui inimesed haigestuvad Eestis kampylobakterioosi, et mis need algallikad on, et siin tegelikult on terve Baltikumi kontekst meil toodud sisse ja oleme leidnud seda oma uurimusega, et peamiseks allikaks on linnud. Veel kord, et alguse saab ikkagi elavatest lindudest, mitte linnulihast. Et linnud 88,3%, kuid siis ka veised ja metslinnud vastavalt siis 9,4% ja 2,3%, et need on siis teaduslikud tõendid selle kohta, et kust inimesed, millistest allikatest inimestest selle nakkuse saavad.
ja veel teisi artikleid, mida me oleme suhteliselt hiljuti avaldanud, see on ka aastal 2022 avaldatud ja ka see artikkel on avaldatud meil aastal 2022. Ja võtangi kokku selle tänase teema siis selle infoga, et milline on siis kampylobakterite riskiohje, kuigi mul üks slaid on veel, aga see on ka lühikene info. Et me võime võtta erinevad tasandid ette, eks ole, et on lindlad, farmid, eks ole, tapamajad, tarbijad, jaemüük, sööklad või toitlustusasutused. Ja siis me kohe alguses ütleme seda, et konkreetse ohu täielik elimineerimine toiduahelast on pea võimatu. Nagu ma eelnevalt ütlesin, et keskenduda tuleb kampylobakterite kontsentratsiooni vähendamisele ja ristsaastumise vältimisele nii tööstuste kui tarbijate tasandil, et see on kõige olulisem info kindlasti. Lindates on näiteks rakendatud väga erinevaid meetodeid, on teaduslikult käsitletud näiteks konkurents mikrobiota kasutamist, ka vaktsineerimist on käsitletud, kuid siiamaani me võime öelda seda, et see vajab veel täiendavat uurimist, et tõenäoliselt ikkagi ta väga selline tõhus meede ei ole. Aga kindlasti tuleb toonitada siis neid rangeid hügieenibarjääre lindates, et see on kõige elementaarsem asi, mida me saame teha ja ta on kindlasti tõhus. Ja siis tapamajade tasandil on uuritud näiteks seda, et kuidas desinfektandid mõjuvad. Loomulikult nad mõjuvad, eks ole, aga kas on ikka õige kasutada desinfektante? Ehk peaks ikkagi olema nagu põhirõhk headel tavadel hügieeni järgimisel, eriti hügieeni järgimisel, et kõik need meetmed, mis võimaldavad ristsaastumist vältida ja nii edasi, et seda tuleb ka tegelikult paika panna alates farmist kuni tapamajani. Et meil on osad karjad, mis on positiivsed, teised, mis on negatiivsed, siis on küsimus, et kas need transpordivahendid on piisavalt puhtad ja korralikult desinfitseeritud või näiteks me läheme siis, võtame eluslinnud peale transpordivahendile, transpordipuurid ja nii edasi, mis seal kõike kasutatakse. Eelnevalt nii-öelda täiesti negatiivne kari kampylobakterite suhtes, kui need transpordivahendid on saastunud, näiteks ka seal on kampylobakteritest põhjustatud biokirmed, et siis me saastame tegelikult selle transpordi käigus juba neid linde. Ja kindlasti veel kord minu nagu see ja ka väga palju väliskolleegide seisukoht on see, et tapamaja tasandil kõige olulisem on vaieldamatult mitte mingite kuumaaurude kasutamine, mida teatud tapamajades on ju tehtud ja katseeksperimente on igasuguseid tehtud sellistel tasandil. Ja siis desinfektantide kasutamine, vaid veel kord tagada maksimaalne hügien ja fekaalse saaste vältimine. Ja kodutasandil siis ei olegi midagi rohkem öelda, kui et tuleb tagada korralik toidu kuumutamine, eriti kõrge riskikategooria toidu kuumutamine ja vältida toorpiima tarbimist. Ja kõige lõpuks siis, kuidas seda kampylobakterit on võimalik hävitada. Ütleme siis nii, et kampylobakter on tundlik kõrgete temperatuuride suhtes. Kõrged temperatuurid hävitavad teda väga kergesti, et siin ei ole isegi vaja saavutada sellist temperatuuri, mida me eeldame, et toidu sisetemperatuur peab saavutama 74 kraadi. Kampylobakterid tegelikult hukkuvad juba ennem. Kampylobakterite arvukus väheneb oluliselt toidu külmutamisel. Siis kindlasti ta ei talu happelist keskkonda. Et see on ka üks niisugune nähtus, et kui tavaliselt me ütleme seda, et näiteks listeeria monotsütogeenese puhul, et pH-d, mis jäävad alla 4,6, et siis nad panevad selle listeeria monotsütogeenese kasvu kinni, aga ta ei hävita veel, aga kampylobakterid on võimelised sellised pH-d juba hävitama. Ta ei talu kõrgeid soolakontsentratsioone, ega täna muidugi kõrgeid soolakontsentratsioone enam toidus ka ei kasutata. Ja siis kindlasti meelde jätta, et tegelikult täiesti tavapärased pesu- ja desoained, eriti me räägime desoainetest, tavapärased kontsentratsioonid on suutelised kampylobakterid hävitama. Nii et mina leian seda, et kampylobakterid on kergesti hävitatavad. Meil oleks palju vähem kampylobakterioose haigusjuhtumeid, kui tarbijad oleks teadlikumad ja oskaks koduköögi tasandil toitu korralikult kuumutada ja ristsaastumist vältida. Ja Euroopa Liidus keskmisena oleks kindlasti palju madalam tase kampylobakterioosi haigestumises siis, kui farmi tasandit paremini kontrollitakse, tagatakse niisugused ranged bioohutuse meetmete järgimised ja nii edasi. Ja et see on see, mida tuleb termofiilsetest kampylobakteritest teada. Ja mina ütlen teile tänan tähelepanu eest
ja kohtumiseni uutel koolitustel!